20. mail toimus rattaretk Kihelkonnakeskusesse Hagerisse. Alustati Hageri vana koolimaja platsilt, kus kooliaegu meenutas Toivo Ernits. Kool töötas aastatel 1909 kuni 1979, koolimaja asukohta märgib mälestuskivi ja president Pätsi tamm. Kool sai niivõrd tuntuks, et esimene koht sellel laiuskraadil, kus mais kasvas 2,5 meetrit kõrgeks. See piht viidi Moskvasse VDNH näitusele. Edasi sai tutvuda rahva ühisalgatusena 1930. aastatel ehitatud rahvamajaga ja Kihelkonna arstimajas asuva muuseumiga. Päev muuseumis lõppes muuseumi orienteerumismänguga ning päeva jooksul külastas muuseumi üle 100 inimese. Meil on siis 7 nummerdatud purki ja kui me anname muuseumi juurest kell 8 stardi, siis esimesest purgist saab iga võistkond kaasa väikese vihje. Et siin on niisugune tillukene salmikene legendi ja kaardi järgi peaks leidma selle õige koha üles. Lahked vastuvõtjad ootasid nii kirikus kui vennaste koguduse hoones. Pea 200 aastast unikaalset puitarhitektuuri pärli külastas 40 huvilist. Kui me teame, et reformatsioonist möödub käesoleval aastal 500 aastat, siis vennaste koguduse juured on juba sellest eelnevas ajas, ehk siis see mõtteviis, et selles vanas katoliku kirikus toimub nii mõndagi, mis võib-olla pole päris õige, oli juba enne Martin Lutherit. Üks kena daam tuli mulle lähedale ja ütles, et kas ma tahaksin osa võtta teie rattaretkest, mis osutus väga toredaks. Kõik on muutunud ja kõik on ilusamaks läinud, vald on ikka väga palju arenenud, aga samas on ju tore, et meenutatakse seda, mis oli, et vana on ka au sees ja väärt. Kirikuaed rõngasristide ja kalmistu auväärsete aadli suguvõsade ja Kihelkonna lihtsate inimeste kalmudega on avastamist väärt ka edaspidi. Kohvikuid oli sel päeval Hageris tavalisest palju rohkem ning Miku sauna jätkus saunalisi pikaks päevaks. Kuigi ratturite rivi Kohilast tulles väga pikaks ei kujunenud, jagus vaatamisväärsustele huvilisi küllaga, sest paljud tulid päeva jooksul kohale nii rataste kui autodega kõikjalt üle Eesti. No Hageri jääb tundmatuks, tähendab, ma olen siit mööda sõitnud küll ja küll, aga näiteks Palvemäe sain esimest korda näha üldse. Ei tunne lähemat ümbrust. Sina kui tänase rattaretke üks korraldajaid, kuidas sa jäid rahule? Selle retkega Kohilast Hagerisse ja pärast vastupidi saame me tähelepanu juhtida sellele, et kohe-kohe on Kohila ja Hageri vahel tulemas kergtee. See on olnud Hageri ja Kohila inimeste suur ja pikaajaline ootus. Tahan ma siin väga tänada seda Hageri inimeste vastuvõttu. Need ettevalmistused, mis seal täna tehtud on, neid toredaid kohvikuid ja inimesi, kes siiralt ootavad ja oma kodukanti tutvustavad, see oli väga muljetavaldav. Hageri palvemaja juures seistes ka see kant on ju väga iidne kant, see on üks Eesti vanimaid autentselt säilinud puithooneid, ma julgeks ütelda, pärast Ruhnu kirikut ma paneks seda teisele kohale. Fred Jussi on ütelnud, kui sa tahad midagi uut näha, siis käi mööda tuttavaid radasid ja see leidis täna kindlasti kinnitust.